Nüüd tulles tagasi loo juurde, mis on raputanud minu koduosariiki Arizonat, kus politsei on avaldanud 2 lunaraha nõudekirja, lootuses leida vihjeid USA telesaatejuhi Savannah Guthrie ema kohta. Esimest kirja peetakse usaldusväärseks. Nõuti miljoneid dollareid Bitcoini näol. Teises kirjas väideti, et Nancy Guthrie suri juba vahetult pärast seda, kui ta 6 kuud tagasi oma kodust Tucsoni lähedalt rööviti. Selle piirkonna šerifi büroo ja maakond ütlevad, et nad ei saa tema surma kinnitada. Uurimine jätkub endiselt aktiivselt. Aga et saada olukorrast parem ülevaade ja arvestades neid viimaseid arenguid, on meil stuudios saatejuht ja korrespondent Natasha Kurtšik. Natasha, kas sa saad meile selgitada, mida need lunaraha nõudekirjad tegelikult ütlevad? Mida need paljastavad ja miks need just praegu avalikustati? See on tõesti väga südantlehestav lugu. Natuke tausta ka. Savannah Guthrie on tuntud Ameerika telejuht. Tema ema oli 84-aastane, kui ta 31. jaanuaril oma kodust rööviti. Ta ei hirmunud järgmisel hommikul virtuaalsele jumalateenistusele ja pere sai aru, et midagi on valesti. Kuid kuni tänaseni, 6 kuud hiljem, pole peaaegu mingit infot ega vihjeid selle kohta, kes selle tegelikult toime pani. Õige, läbimurdeid ei ole olnud. Video maskis relvastatud isikust, kes jäi kaamerasse otse meie kodu juures. Nad leidsid lähedalt kinda. Sellel ei olnud tuvastatavat DNA-d. Nii et praeguseks on olukord muutunud, võiks öelda üsna meeleheitlikuks. Politsei on avaldanud need 2 lunaraha nõudekirja lootuses, et keegi suudab tuvastada käekirja stiili ja anda vihjeid selle kohta, kes võiks olla selle röövi toime pannud. Vaatame kõigepealt seda. Lunaraha nõudekiri, mida sa mainisid. Põhimõtteliselt väga otsekohe. Sisuliselt nõuti lunaraha, väga äriline toon, $4 miljonit Bitcoini kujul mõne päeva jooksul. Ja siis tõsteti summa 6 miljoni USA dollarini, mis tuleb tasuda esmaspäevaks kella 5 õhtul. See avaldati 2 päeva pärast tema röövimist. Põhimõtteliselt oli ka, nagu näete lõpus, tema voodi jalutsis valge nutikell põrandal ja tagahoovis olnud valge prožektor oli purustatud. See oli, ma arvan, tõend, mille see isik esitas, et tõestada lunaraha nõude usaldusväärsust. Ja politsei pidas seda usaldusväärseks, mille tõttu nad sellega avaldasid. Jällegi, kui seda ette lugeda, on see väga asjalik. Aga teine kiri on see, mis siin tõesti silma paistab. Teine kiri on täiesti erinev. Vaatame, tõmbame selle kohe ette, kui saame. Isikut, kes tundub selgelt väga häiritud sellest, mis juhtus. Vaatame teist kirja, kui saame selle ette võtta. Nii et pettumus kasvab. Vaadake röövijaid. Nii et sisuliselt see röövija, kui see on sama inimene, jälle me ei tea, seda pole peetud usaldusväärseks. Ta ütleb, et teate, me ei saanud aru, kui haige ta oli. Me vabandame. Me ei mõistnud täielikult tema füüsilise seisundi tõsidust. Meil ei olnud kunagi kavatsust talle haiget teha. Ta suri varsti pärast seda, kui ta viidi. Me usume, et see oli seotud südamega. Me matsime ta nüüd loodusesse ja sa poleks tegelikult saanud midagi teha, et tulemust muuta. Meil on tõesti kahju. Nii et ilmselgelt on sõnastus siin väga eriline. See inimene kõlab väga emotsionaalselt ja küsimus on, kas on usutav ja kas keegi tuvastatakse selle põhjal, et olla võimeline, seda tuvastama, selle kirja põhjal vihjeid andma, kes võis selle kuriteo tegelikult toime panna. Niisiis, mida me praegu teame? Ma mõtlen, esiteks need pildid maskides ründajatest, kes siia sisse tulevad. See on kõhedust tekitab. Ilmselgelt on siin tegemist kuritegeliku tegevusega. See pole esimene kord. Uurijad avaldavad kahtlusaluse enda kirjutisi, et proovida neid tuvastada sellistes juhtumites. Kindlasti mitte. Tead, kas see lähenemine on varem toiminud? Kas see on tegelikult töötanud? Tegelikult on küll. Nii et kõige kuulsam juhtum on tegelikult seotud Ted Kaczynskiga. Teda tuntakse kui junabomberit. See toimus 90-ndatel. Ta oli siseterrorist, kes viis läbi üle riigi ulatuvaid postipommirünnakuid. Ta tappis nende rünnakute käigus 3 inimest ning talle pandi hüüdnimi Unabomber, sest ta sihtis ülikoole ja lennufirmasid. Seega Unabomber, ülikooli ja lennufirma pommitaja. Nüüd avaldas ta sisuliselt manifesti ja 90-ndatel ütles politsei, et nad avaldavad selle ajalehes. Loodetavasti suudab keegi kirjutamisstiili järgi isiku tuvastada. Ja tema vend tõesti tuvastas ta ning nii nad ta kinni püüdsidki. Aga tänapäeval, kui on olemas ChatGPT, on raske teada, kas need kirjad on üldse käsitsi kirjutatud. See oleks võinud olla lihtsalt järjekordne teisintellekti poolt loodud sõnum nendes lunaraha nõudvates kirjades. Nii et kindlasti huvitav näha, kas nende kirjade avaldamisele ka tegelikult tagasisidet tuleb. Tunnen sellele perele kaasa, ilmselgelt raske olukord. Natasha, aitäh, et tõid viimased uudised.